Ühesõnaga, me oleme täna Pärnus ja me paneme oma sõbrad esimest korda sikli peale. Ja sisuliselt nad on paar korda enne proovinud, aga nad mitte midagi motocrossist ei tea ja nad tahavad minna suve lõpus võistlema. Ja Kaimer siis treenib ühte venda, mina treenin teist venda ja siis vaatame, kumb suve lõpuks kiirem on. Ma mõtlesin, et tõmbame meelde Hans veits pinge maha, vaata. Me oleme piisavalt palju esinenud. Me oleme pingutanud piisavalt siin aastaid. Me otsime uued need showmehed välja, et las keegi teeb rahvale, me viitsi ise ennast ära lõhkuda praegu. Kaimer on veel nii hea vend, et ei võtnud isegi siklit kaasana. Tõmets kindla peale välja. Taavi, las ta alla, las Hans sõidab. Ei no, keegi peab neid maalamitse ju hoidma ohjas ka ju. Kristoffer ja Rasmus siis täna Zero the Hero Day 1, hakkame sõitma, õppima. Väiksed õpetussõnad ja areneme ja siis lõpeb sellega, et 2 venda MMM-ile peale. Täna on nüüd täielikult maalamitsid, vaatame 2 kuud on aega, kuhu maale me nad välja viime. Kodumasinate mõõduvõtt Electrolux on peasponsorna. Vaata, aga Hans, kuidas kommenteerid, et sinu siis õpitav niimoodi trenni võttes täiesti magamata on, et need on need Hansu trenni viljad, vaata. Minu õpilane on ilusti välja maganud, 8 tundi unni, nagu oli räägitud. Me anname teile lihtsalt natuke edumaad. Teil ka mingi võimalus oleks. Ega täna auhindu ei jagata. Need on ikka 2 kuu pärast. Tipusi loetakse augustis. Te olete nii pikalt meist ees, et võite võtta käelumurru täna välja, ikka saame lüpstame. Siis teeme ühe käega raisk. Tais vaatad paremat katki kuku raisk. Minu õpilane. Ära nii tee, noh. Ole normaalne nüüd, noh, palun. Elukool on Raidil hoopis. Mida ta sulle õpetada üritab? Krossirajääres asjad käivad, noh. Mis reeglid on, kuidas raja peal käituda, kuidas boksis käituda, kuidas siklit vaadata, kuidas sikliga sõita, siis kuidas auhind vastu võtta, kui me võidame selle võistluse. Ja kuidas kõik korras, aga Rait ise ka ei tea. Ja pudeliga tuleb vastu põrandat lüüa, vaata. Ei no, ma võib-olla ei teagi neid asju, aga tuleb loominguline olla. Learning on the job. First day on the job. Ei noh, oma kaitseks võin öelda, ma olen ikkagi 5 aastat juba motokrossi treener olnud. Aga siukest talenti on ka sul, kes otse pealt tuleb või? Mul paar siukest pullivenda on küll, noh. Minu päev on täna korras, mul vahet ei ole, kuidas välja tuleb. Mis on accomplished? Tõmba kaamerast kella paljaks. Minul on asi korras. See kaamera on just veena peale, lahaks püksid maha. Pingutab ära need viimased päevad, hoiab ennast natuke tagasi. Peab ära andma. See on võib-olla Raidil see kord, vaata. Ma pole siiamaani kandnud veel. Vaatame, kuidas sul välja tuleb. Ära viiska enne juhtut. Sa saa oma pill käima enne, siis vaatame edasi. Ma mäletan küll rass, mis jutt meil seal üleeile seal platsitrennil oli. Kopp oli jumala ees, vennal suri iga teine kurv sikkel välja ja vändast käima jälle. Üks et viskas kolli nii ette, et sõitsin kuradi boksjärgil jalaga selle ratta pikali maha. Väntas ja vahepealt sai trenni. See ongi lisamotivatsioon, et nagu mitte välja suretada seda sikkel. See on võhma treening lihtsalt. Räki vahele, siia sabakondi üles. Sett on hea. Meil on päris sarnane kuradi sett selles suhtes, et võib-olla vaataja ajab ka meid sassi, vaata, ma ikka oskan ka sõita. Sildid on küljes veel, vaata. Aga siia tuleb disain peale. Aska, mingid logod, värgid, särgid, kes mind kunagi aidanud on kõik. Viru valge logo tuleb, jah? Velo, jah. Liviko. Teadate, nüüd mul on need ideed, kui ma selle disaini juba sisse võtsin. Eelmine trenn just pani laksu raisk. Või ma siia selle GoPro klipi ka panna? Täpselt see on see koht, kuhu tuleks see panna nagu. See on kvaliteet. Tagumik on siiamaani valus, ma ei tea, kas ma tahan midagi siin proovima hakata täna raisk. Nii, Adrik, kes hakkab juba niimoodi sisse kikkima. Siin on mingi normaalne meeskonna see, vaata. Filmi neid vendi järjest, nad näevad välja täpselt nagu TMX-Ver saatev karakterid, vaata. Eriti see vend. Vennal on täpselt see laivi set praegu. Mul on XP 0 peal praegu, mul on SA level. Minge sõitke soojaks, mõistusega. Au, sinna! Ei ole või? Vennad ei lea juba radagi üles, millest me räägime siin. Silme ees rada. Sealt saab rajale, vennal palet pidi sõitma ka raudselt. Ei no kutid lähevad vaatavad siin Jänistvere krossiraja üle nagu ja vaatame, kuidas on.
proovime hüppeid ja sõidavad soojaks ja siis me hakkame maalamütsidega platsitrenni tegema. No. That's the plan. Mis on? Jumala vässu. Jumala vässu, palju sõitsid? 20. Come on, Simmo! Come on! Me tahame show'd! Me tahame näha tuld! I get so caught up on the stuff. Overthink everything too much. But when you're on me, feels like I know you in my past life. So anything you want, just put it on me. Cause I could do this over, do this all night. I don't care where we're going, as long as you're there. I love every emotion. You take me right there. You take me right there. Tundub nagu siuke hüpe, et kui nagu vormis oleks, et sporti veits rohkem ja sõidad palju, siis see on nagu mingi 3. ringil kindlalt tahaks juba hüpata, et ei viitsi põrgata, vaata. Väga sketši. See hüpe või rada? Hüpe. Kui sendit. Rada ka natuke. Väga libe on. Sulle ka mingi ülesanne ikka tänaseks, see on vaja üle panna. See tuleb ära, jah? Kaskal äkki lõpuks. Kuule, jah, Kaskal paned kaksikut või? Kumb ära teeb selle? Ma vaatasin terve kõik ringid, ma vaatasin, kas sa nüüd lähed, kas ma saan su järgi tulla. Sa olid kõige suurem jutukaska ja mine tee ära. Sa vägivald sulle ei meeldi, aga verd tahaks näha. Sõita ei meeldi, aga krassi tahaks näha. Aga Hans, sul on, ma arvan, mingi 95% nagu. Ma ei viitsi selle 5% peale praegu minna. Sul tõmbas ikka lukku ära see, mis sul viimane kord nädalavahetusel juhtus. Ma kuradi tegin soojendust alles Raul maal. Jah, küll me päeva peale ära hakka ässitama kohe. Ise enda kuradi puma seljas siin kuradi oks laiali istub ja ütleb, hakkage hüppama. Seletab ainult. Videopäeval võib-olla lõpus proovime. Mina mäletan nagu teistmoodi neid mehi nagu. Kogu aeg on ülikõva jutuga, nad teevad siitaks haigelt asju. Ja kui me varem sõitsime, siis Hans hüppas kõik hüpped kohe teine ringi ja oli täiesti põikis ja kõik värgid. Asi on nagu vales suunas näinud, ma ei tea. Eeskuju teistele, plaan esimesena minevad üle. Padessa on üle. Proovib seda 1% ära realiseerida. Mida ta tegi nagu? Kuule, see oli suht okei tegelikult. Pani isegi gaasi maandumisel. Meil on teine taktika. Täna hüppame platood. Selle platoo hüppame täna üle. Sul on ikka hüpped on teil põhilised, on ju? Ja, muidugi. Meie alustame ikkagi kurvidest ja pidurdustest. No ja, sellepärast, et teiseks jättegi. Õhusõit on ajavõit. Sellepärast ma seda kaksikut olengi nagu arvanud, et sa hakkad hüppama, sest et hüpped on sul see sinu leib, kogu aeg olnud. Sinust panin kurvis mööda. Ärge nüüd filmiga, ma pean bändast käima lööma. Kõik oli head. See kickstart Kennina. Vaese hais! Ja mul oleks nii
Ma vaatan, et hüpetega lähed suht julgeks nagu. Lähen liiga julgeks korra, ma võtan hoogu maha. Ma ei tea, see nukk on siin, vaata mingi väike. Sealt on juba mingid sooned, vaata need ma ei händel ära, ma olen paremalt poolt minema. Näha on asend on sul jumala ilus nagu see, kuidas üle lenksu oled hüpetes, sa lähed väga ilusa asendiga ka nagu, et sa oled üle lenksu jalad on sirged, eks ilusti. Vaata seda, et sa ei pea nukkide peal niimoodi tegema, onju. Selle pointi sa lähed lihtsalt niimoodi lähedki ja hoiad ühtlase veoga lõpuni ja maandumisel kindlalt oled üle lenksu ja paned gaasi alati nagu, et harjutad sisse ja sa juba tegid seda, mis oli nagu väga nice nagu. Aga ma ütlen, et need vennad rämedalt põrkavad ja nad on ülikõvad, mees, nad saavad koolitatud. Nad saavad koolitatud. Kes? Need kaks või? Jah. Need Tiite, kutsume need ärikaksikud Tiite teed, noh. 1,5 tunni unegi trennina. Meie magame ikka välja ilusti ja me oleme prepared, me oleme focused, onju. Me teeme oma asjad ära, onju. Kõik see on step by step ja teha kõik õigesti. Ehitame vaikselt, onju. Kõik algabki unest, hea toitumine. Õigesti vett peab jooma. Õige trenn, õiged asjad, onju. Tuleb alustada platsitrenn, onju. Need tüübid, onju. Okei, me oleme natuke viisin neid edasi üleeile. Rassi oli ka meil trennist, natuke õpetasime teda ka, aga tuleb alustada platsil, sõidad ümber enda, õpid, kuidas pidurdada, kuidas istuda, kuhu, kuidas kurju võtta, kõik asjad, onju. Need vennad rääkisid, et neil on esimene asjana vaja hüppeid hakata tegema. Ja oli, jah. Ei, kurlaks. Mõtle, oleks temal lakspilli ära. See oleks tipp-content olnud. Kõige haigem mehis Rutska ajal. Hetkel on see, ma arvan, minu nimel samliku videos kõige haigem mehis Rutska ajal. Vend suretas 2 korda pillius välja oma tagapiduriga peaga. Väga pahandus. Sai kätele kindlalt haiget. Narmne, see oli ausna. Esa kord läksin peale, ega ma teine kord ei mäletanud, mis hooga ma enam tulin. Tulin tunde järgi ja tunne läks meelest ära teist kriis. Läheme busside juurde, jah. No kui panna, siis panna täiega juba, noh. Mulle eile öeldi nii. Käisin Kohilas sõitmas, seal oli siuke mingisugune omast arust mingi ülikõva treener, vaata. Siis tuli midagi rääkima ja siis ütles, et ma teen tegelikult mingit trenne, koolitangi mingi algajaid, et täiesti tasuta, et küsi mida tahad, vaata, kõike oskan rääkida sulle. Läksime koos sõitma, vendi maha must, noh. Ma mõtlesin, et kuradi treener, noh. Nagu sa jääd minust maha, come on, noh. Kuule, ma ei tea, noh. Mul hakkab nagu teistpidi väsimust tulemas istumisest. Mul just mõtlesin nii hea on, et kuradi mu päike võttis peale ja... See on tekibki see. Või ausalt viid seda kaksikut enam sendi. Keegi võiks kuradi õled ka tuua ja oleks ka šanss, noh. Aga ega see ongi põhiline asi, kui tahad krossi sõitma, põhikood, kus seda asja alustada. Siit saad õppida kõik selgeks. Põhiliikumised, kuidas sa kurvis ette istud, kuidas sa pidurdad, mis asend sul on. Hakkad pidureid tunnetama, saad kontrollid selgeks, kui sul ei ole elektripill ja sul on tavaline pill, siis kuidas käike vahetada, et sul kõik tuleb nagu automaatselt. Kui sa lähed esimese asjana kuhugi, oletame, ma ei tea, kas Sakura ajal kuhugi liiva sisse ja siis jäigi kontrollida asjad liikumised, midagi tead, see on väga-väga keeruline. Et siin saad kordusi hästi palju, suht lihtsalt turvaliselt, saad põhiasjad kätte, siis saad edasi liikuda, et alati tuleb kõik tõesti alustada. Lõpuks tuli ära, seda me ootasime. Ikka kukkumine ka tuleks. Kui ei kuku, siis kes ei kuku, see järelikult ei pingutanud, vaata. Teeme väikse pausi äkki või? Sul tuleb päris hästi juba ju. Teisele poole kukkuda.
suht sõidumehe moodi näed välja isegi võib öelda nagu. ma ei suuda praegu käikudele keskenduda, ma võtsin ainult tagapidur praegu. Ja ma panin tähele, aga see on to be honest nagu veits pikemat sirget isegi vaja sinu jaoks ka. Saad julgemalt seda pidurust ka võtta. Paar korda tegelikult tuli enam-vähem isegi, nagu ma tundsin, et on juba mingid kallet ja asja nagu sees. Ja nõus, sul on põhiasi muidugi, mis me rääkisime jälle, käed jah. Niimoodi ei ole liiga palju, sul ongi siin kurvis hästi raske, kui sul läheb siit ära, siis sa vajudki läbi kohe siit, siis sul on nagu kontroll selle asja üle. Okei, no ma praegu keskendun tagapidur pluss käed, seda ma suudan teha koos. Nagu praegu reast midagi tuleb välja isegi. Vaata, ma ei tule iga ringi ja ma ei pea sest mööda sõitma kurvis, et vennal on jälle pill välja surnud, vaata. Jälle vänta raisk. Jälle vänta, vaata, karjub. Mees, mul on jalalihas jumal lukus sellest väntamisest. Täiesti perses. Sa praegu istusid kurvi, eks ju, niimoodi. Sul oli näpp siin, istusid maha ja siis sul läks nii, võtsid ära selle, siis hakkasid gaasi minema. Jäta näpp peale, eriti soones, kui sa saad kergelt kogu aeg ennast aidata, kui sul hakkab esi ots, tundub, et hakkab eest ära minema sul, on ju. Nagu kogu aeg piduriga natukene. Ja siis sa natuke tõmbad seda. Ma tõmban kahe näpuga, mul on nagu, ma olen harjunud nii. Siis sa ei saa gaasi anda, vaata. Vend kukkus nagu kivi praegu siia. Siis kuidas tavaliselt sõitjad teavad, on, et eriti algajad istuvad, pumm, ja siis panevad jala ette, on ju. Aga kui sa tahad kiiresti asju teha ja kohe laks hooga maha kallutada, on ju, siis sa peaksid istuma niimoodi juba, tuled siit ja saad aru, sa istud jala ette endale nagu, siis saad kohe kallutada ja minna, vaata. Ära unusta ära, et sa pead siia istuma, sest et kohe, kui sa istud seal, kus sa praegu oled, sul on jumala aamen, nagu sul esi otsa ja üle ei ole mingit kontrolli, läheb eest ära sul, sa ei saa peale keerata ja kõik kontrolli midagi. Ja kallutada üliraske niimoodi. Kuda teil läks, Ma panin 1.8 raha pealt, et läks libisema ära, lükkin jala maha ja hoian jalga täie pasaga maha ja teen terve sikliga lihtsalt 1.8 ja teen tappin tagurpidi raha peal. Jäid pisti, jah? Jäin pisti, väga haige olukord. Sama sirge peal ma üritasin tagarattal sõita ja siis üks hetk sain aru, et ma hoian kahe näpuga gaasist kinni ja viskid rotel on ja siis ulatasin õnneks niimoodi, lõks teha. Tõmbasin esi otsa alla, muidu oleks juba vaatasin niimoodi. 450 tõmbab käed läbi. Tegime poistele siin uue harjutusena. Puusad lahti veits liikuma, panin slaalomi. Saame jälle natuke osavamaks midagi uut kuttidele. No, rass on kestnud korda peal, Ei saanudki läbi, Lükkas korda torvik ümber ja panen püsti. Vaata, et su käed saaksid vabalt olla, Vaata tanki. Oi, raisk. Mees näeb välja nagu transformer, kui see läheb sõtta. Tank. See on juba natuke asja niimoodi, aga siit ongi, sul on jalad hoiavad siklid kinni, koor hoiab sind, ja käed saavad sul suht vabalt olla, aga nüüd proovi, et niimoodi mängida ka sikli peal. Mul tekib ainukene probleem see, et kui ma hakkan püsti kiirendama, siis ma hakkan nagu kätega jõhkralt kinni hoidma ennast, vaata. Ja ma väsin nii ära sellest lihtsalt. Ja tule... Tasakaal, vaata, ei lähe nagu ette ära. Tule rohkem kehaga siia linksu kohale. Kui sa oled vähegi siin, siis sul lähebki kohe kõik kätesse, vaata. Sa pead olema... Nagu lähemale lihtsalt lasedki. Sa pead olema sellest asjast ees, vaata. Kui sa oled ka, siis ikka tahab sinna minna, Aga nüüd, kui sa oled kehaga siin ees, siis sa oled juba valmis selleks, vaata. No nii, näita, kuidas sa püsti kiirendad nüüd. No midagi sellist peaks või? Jah. See on juba tipp-topp, Vaatad ette, Nii, aga kuidas sa teed seda tihti peale nii? Sa oled siin. No ja siit mul lähebki, mul ei ole nagu isegi, mul on juba praegu raske olla. Siin ongi. Seepärast peadki olema. Pärast peab vaatama, kas on nähtud üldse nii paksude säärtega krossi sõita, et kellelt saapad jalga isegi ei lähe, mitte ükski klamber venal kinni ei ole ülal. Hoia jalad üleval kurvis, ära maha lase. Ära välja sureta. Aga tegelikult saab kiirenduse ajal saab üli hästi aru.
kuule, juba läks paremaks ju. Läks või? Ja üks asi veel on ju, proovisid jalga hoida, vaata, see oli, istusid ettepoole, see oli hea. Nüüd kui kiirendad, praegu sa istud niimoodi, on ju. Tule siit, jalgadega jälle surud, on ju, saad jalad peale ja siis proovid tulla siia linksu kohale, siis saad paremini kiirendada, muidu sul läheb sikkel eest ära, pead kätega hoidma, vaata. Proovin ka korra. Suht keeruline on ilma varustuseta seda asja kontrollida nagu. Jube võimas on see kuradi ma 60-ga ikka. Paneme väiksemaks. Väga ergas on nagu. Kuule, päris hea oli ju. sa ühe seti tegid väga jõhkralt, noh. Mingi 2-3 ringi järjest tuli ikka sitaks hästi välja, väga hea oli juba, noh. Treener oleks võinud joogi kaasa võtta, ainult siis oleks eriti hea risk. Krossi sõit ei ole väsitav ju? Seda küll, kurnav lihtsalt. Ma mäletan põhikoolis kuradi vennad rääkisid, et see on mingi ülilihtne, vaata. See on nagu jalgrattaga sõidaks, et keera gaasi ja siis on nagu veel lihtsam. See on nagu auto ja jalgratta kombo, vaata. Väga midagi ei teadnud gaasi ja keerad lenksu, vaata, ja niimoodi ongi nagu. Nah, bro, it's very hardcore workout, noh. Siinkohal tahaks anda tervitused kõikidele padelipoistele ja muidu mingi rannavõrkpallimängijatele. Et päris mehed on ikkagi põllu peal mootorratastega, noh. Tehke paar ringi siin ka, tahaks näha ka, kuidas siis. Teeme siin paar ringi ja ma tahan saada ühte klippi, kus ma oma peatreeneriga seda kuradi oma hüpet üle tulen. See võib hea video olla, raisk. Su peatreener pole siin sekundit. Kordagi veel õpetanud. Ta vaatab, et siuke talent, raisk, ei ole midagi vaja öeldagi, kõik tuleb iseenesest, noh. Peatreener tõmbas alguses hüppe üle, vennal oli terveks trenniks sees, see on kõige olulisem. Ja ma räägin, mul on motivatsioon on olemas, et ma pean need harjutused siin ära tegema, siis ma saan jälle sinna hüppesse minna, raisk. Tahtmine on olemas, siis saab kõike, raisk. Pead kurja Kaimeriga siin natuke trenni tegema, siis saad jälle Ansuga lõbutsema tulla. Aga meil päris värvist. Saad aru, sa ei sõida, kui sa neid ümber sõidad. Ma ei näinud tema selja taga, ta ajas ise ümber selle. Sa ajasid teise. Ei, kuule mees, sul on kurvid jumala head nagu. Aga sul on asend siis. Istumis või? Asendiga, ei püsti just. Asendiga peab vaeva nägema, sul on nagu jalg hästi kronksus ja keha hästi püsti. Sul peaks olema vastupidi, keha hästi all ja jalg põmps sirge nagu. Okei. Nagu vaata aiskad, vaata jalg täitsa sirge praegu. Ja nagu kaldub lenksu peale, kui ta gaasi paneb, vaata. Ja praegu on seal pumm-pumm niimoodi, on ju, vaata nüüd. Vaata nüüd gaasi keerama. Peale seda ei viitsi läheb lasta enam täna ja palju seda. Lähme pakime ära siis. Tee üks ring, kus paned kõik ülipeenelt, tahaks näha veel. See on lahe oli. See on see vana hea üks ring veel. Üks ring veel. Me tegime enne ülipeenelt. Aga mine proovi sõida rada. See on libe. See on palju raskem. See, et sa lähed hooga peale, vaata. Need tulevad, see tuleb nii iseenesest. Üks, et kui sa tunned ennast tsikli peal kindlalt. Praegu oli päris hea. Veel tegime lõpetuseks siia, tegime mõned ringid. Selle päris raja peal, mitte lasteraja peal, jah. Ütleme nii, et kui enne tegin soojenduseks ka mingi 4-5 ringi,
siis see tunne, isegi kui väsimus on praegu sees, siis see tunne, mis tsikliga on hoopis teine nagu, see mugavus. Ikka nagu öeldakse, ikka sõitma peab tsikliga, ega sa võid neid kõiki muid trenne ju teha, aga pead saama lihtsalt, et kõik sõiduaeg lihtsalt pead sõbraks ei ole siuke nagu on see, siin on kõik nagu, see on, esiteks on see juba mentaalne asi, mis sa pead nagu väga julge olema igas olukorras ja nagu see ei ole siuke asi, et sa mõtled, et ma nüüd lähen, see aju ütleb ikkagi viimasel hetkel, et sa ei lähe, sa pead lihtsalt vastu võitlema sellele kuidagi nagu, ma ei tea, kus sa nagu julguse pead leidma, noh, see on täiesti kirjeldamatu asi lihtsalt, Pull, väga pull. Kõigepealt tuleb pilliga saada sina peale ja siis edasi teha. Ja, kõigepealt tulebki mugavaks saada ja siis saab edasi teha. Ma panin mitu korda seda hüpet, hüppasin, pole kunagi hüpanud. Ma olen kordi rääst mingi meeter maksimum nagu rattad maast lahti saanud. Läksin, Hans ütles, ei no lähme. Ma mõtlesin, no ei tea. Lõpuks mõtlesin, savi, davai, kukun haiglasse, raisk hakkasin minema, panin 2-3 korda sinna nagu nuki peale, vaata. Sain aru, et see tegelikult on olemas, vaata, et nagu iga korraga tuli see nagu kindlust juurde rohkem. Ja viimane kord täiesti ideaalselt üle, nii pehme. Sulle, et see hüppekindlus tuleb see, kui sa hakkad aru saama, kuidas sa kiirendada, sa peaks praegu kiirendust tegema siin. Sest et nagu see, kuidas see viskab sind ja see, kuidas saad kehaga üle, see tulebki kõik sellest, kuidas nagu see tasakaalu hoiad siin peal nagu. Kuidagi hüppesse minnes on, vaata, see nagu hakkab mäest üles sõitma, siis mul nagu naturaalselt nagu lähen siia ette. Hans ütles, et mul tegelikult suht okei asend nagu hüppesse peale minnes. No saad seda kõige rohkem grindinud ka. Me saistid tsikli iga korda mingi aiskaga, kuidas mu see hüppe asend on. Kui need kurvid peast hüppesse saaks. See on kõva reis, mulle nii meeldib. Siuke adreka pauk tuleb lihtsalt ära, täiesti uskumatu. Ma lõpetan ära tänaseks, muidu ma olengi haiglas vastane. Trenn, ütleme nii, et jälle oleme paremad kui eile. Kõvasti väga. Ja saame veel paremaks. Lähme poodiumi peale ikkagi välja. Mees, viimane praegu need, mis ma need ringid tegin siin üksi sõitsin täna terve aeg. Korda käsi kastunud. Ei västi. Aga pingutasid üldse? No selles mõttes, et libisesin ja selles mõttes, et kurvidest välja seal kiirendasin metsa sees ja värki ja see oli viits. Siis kui oma nagu limiidil sõidad, siis alles saab aru nagu, kuidas on vaata. Ma räägin sulle, et alguses sõitsin sama kiiresti ja siis kohe nagu. Kuule, muidu me oleme sitaks ees, ma arvan nagu, aga hüpetega nad on natukene tegid praegu, et see on meil üks päev trenn, sa saad korda, me oleme sinu pilli ajama bussi peale ja me oleme ise harjutama. Ja ma tahaks ka sõita, aga järgmine episood siis ilmselt liiva erina. Paneme ennad liiva peale sõitma. Vahepeal teeme ka trenni nendega. Meil on 2 kuud aega, eks ju, ja siis lähevad MMM-ile peale. Nii et anname minna ja täna siis kõik siis püsige lainel, noh.